ning anda juba mikrofon üle Haridus- ja Teadusministeeriumist Enna Trenkhanile, kes ütleb ise nüüd oma uue ametinimetuse, mida mina kuulsin reedel. Ja, tere kõigile. Et mul on hea meel siin olla, tulen Tartust ja minu see jutt, et mida me siis päriselt teeme täiskasvanu hariduse arendamisel, et see sobib just siia nii Tairi kui Tiia kõneldule heaks järjeks. Aga maailm on pidevas muutumises, Haridus- ja Teadusministeerium on pidevas muutumises ja tõepoolest, et nüüd ma esindan täiskasvanu hariduse ja oskuste osakonda. Ja räägingi siis selles võtmes, et mida meie teeme. Aga täiskasvanu haridus iseenesest on hästi lai teema. Täiskasvanu haridus või ka vahepeal kasutame sünonüümina elukestvat õpet, kuigi tegelikult elukestev õpe on veel hästi palju kordi laiem. Ja et seda iseloomustada, siis esimesena näitangi teile sellist joonist, kus on toodud siis kõik, millest täiskasvanu haridus koosneb. Selline natuke teaduslikum lähenemine, et räägin ka, aga siiski meile tuntud sõnadega. Mitteformaalõppe, formaalõppe ja informaalõppe. Ja meie valdkond tegutseb mitteformaalõppe nii arendamisel kui ka selle seadusandluse tagamisel. Aga koolipõhine õpe või formaalõpe on muidugi veel olulisema tähtsusega, et algab siis põhikoolist ja jätkub kuni läbi gümnaasiumi, läbi kõrghariduse erinevate astmete ja seda kõike võib käia mitu korda ja nagu me kõik teame, siis täiskasvanute vaates Eestis on ikkagi väga hea olukord, kus me kõrgharidust ja ka suurt osa kutseharidust saame omandada tasuta. Ja teatud tingimustel saame käia ka mitu korda. On küll piirangud, aga ikkagi, kunagi ei ole hilja õppida. Ja veel lihtsam ja veel enam võimalusi on meil õppimaks mitteformaalõppes, ehk siis eelkõige on meile tuntud sõna koolitus, aga tegelikult siin see õpe on palju laiem, et erinevad õpisündmused, ilmselgelt siin täna praegu ka, me õpime ju kõik midagi, iga hetk. Ja õpime ka iseseisvalt, on see siis kas või tehisintellekti kasutamine ja kuidas, ma ei tea, ma just mõtlesin, et mul oleks vaja üks pilt joonistada, et ma pean selgeks tegema, et millises tehisintellekti rakenduses ma seda kõige paremini teha saan. Ja õpime ka, ma ei tea, teisi jälgides oma igapäeva tegevustes. Aga jah, ära on ringitatud see osa siis, millega ministeerium nagu ametlikult tegeleb, et see ei ole üldse lai ja hõlmab just seda koolituste korraldamise poolt. Täiskasvanute mitteformaalõpe ja meie kõige olulisem seadus on täiskasvanute koolituse seadus. Aga tulen tegelikult nüüd selle juurde, et mis siis täiskasvanu hariduses toimub. Et kui minu tänase ettekande pealkiri oli ka täiskasvanu hariduse võlud ja valud, ma panin sinna veel juurde ise väljakutsed. Et ikkagi pidevalt on ka mitte ainult reflekteerida selle üle, mis meil on hästi, mis on halvasti, aga ka mis me siis päriselt teeme, et kuidas neid väljakutseid ka seljatada. Aga jah, mis on hästi, siin tavaliselt me oleme harjunud näitama seda joonist. Teile kõigile kindlasti tuttav elukestvas õppes osalemine Eestis. Ja üldjoontes on hästi, kui mingi joon kasvab, siis see on hästi. Et selle loomuliku iibega võrreldes siis, mis oli täiesti tagurpidi. Et Eesti elanikud armastavad õppida, aga alati eestlastena meil on need agad ja siit jooniselt tuleb see ka hästi välja, et see keskmine joon, sinine, on siis üldine elukestvas õppes osalemine ja roheline seal peal on naiste osalemine ja kõige alumine joon on meeste osalemine. Ja tee, mis sa teed siin isegi aastate lõikes ei tule mingit meeste osaluse olulist kasvu, et kogu aeg see vahe on ikkagi tugevalt naiste kasuks. Nii et jah, me oleme uhked, et 2025. aasta elukestvas õppes osalemise määr oli 23,8%, väga tubli tase, eriti kui me võrdleme ennast paljude teiste Euroopa riikidega. Ja seda siis mõõdetakse küsitluste tulemusena, et kui palju eestlastest on viimase 4 nädala jooksul kusagil midagi õppinud. See meie tänane infopäeval osalemine täitsa läheb ka siia statistikasse sisse. Et jah, üldjoontes
üldjoontes on sellega hästi. Mis veel on hästi? LLL ongi siis elukestev õppe, lifelong learning. PIAK tulemused. PIAK on täiskasvanute oskuste uuring ja nüüd mitte lihtsalt erialaste oskuste, vaid tegelikult põhioskuste uuring. Ehk siis uuriti aastatel 22, 20, 21 kuni 23 põhimõtteliselt, 24 juba tehti analüüse ja siis uuriti täiskasvanute põhioskusi ehk seda, kuidas meie inimesed mitte ainult, et oskavad lugeda, eestlastena me ju kõik oskame lugeda, aga kuidas me ka sellest aru saame, mida me loeme. Kuidas osatakse juhiste järgi toimida ja kuidas ka tullakse toime selliste igapäevaste arvutusülesannetega. Ja sarnane uuring viidi läbi paljudes erinevates maailma riikides. Keskmine tase Eesti elanike põhioskustel on väga hea. Tegelikult me võime olla uhked. Siin on ka mingi tagad, ma räägin ka sellest. Aga üldjoontes head PIAK tulemused. Vastukaaluks on üldhariduses PISA. Oleme ka uhked alati, me teame, et meie lapsed on ka targad. Siis veel, mis on hästi? Palju õppimisvõimalusi, sealhulgas ka tasuta võimalusi. Et juba mainisin, et üldjoontes täiskasvanute formaalõppes osalemine, kõrghariduse omandamine, kutsehariduse omandamine, loomulikult ka põhi- ja keskhariduse omandamine nendel, kellel see mingil ajal on jäänud pooleli, see kõik on tasuta või vähemalt on võimalus või palju võimalusi tasuta õppida. Aga nutikad inimesed, kes oskavad ja tahavad õppida, leiavad palju tasuta võimalusi ka koolitustelt. Et ühelt poolt meie ise, Haridus- ja Teadusministeerium korraldab riikliku täienduskoolitustellimuse koolitusi. Siin ongi viidatud haridusportaalis, saab selle kohta infot. Ja teine võimalus on lihtsalt sisse trükkida otsingumootorisse tasuta koolitused ja siis peaks ikkagi jõudma siis haridusportaali, kust saab vaadata ja ka sorteerida koolitusi nii toimumise koha, õppevaldkonna kui isegi ka õppekeele järgi. Ja neid koolitusi pakuvad meie tellimusel meie kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. Siin on ka esindatud head pakkujad, Tartu Ülikool, Pärnu Kutsehariduskeskus, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool. Ja inimesed saavad siis täiendada oma erialaseid oskusi. Ja praegu just meie Rahandusministeeriumi kolleegid on tegemas ka ülevaadet, et saada üldse aimdust, kuhu läheb Eestis avaliku sektori koolitusraha. Et mis on veel need võimalused Eesti, just avaliku sektori vahenditest enese harimisel, et täitsa põnevusega ootame tulemusi, et meil 100% ülevaadet ei ole, et me teame, et meie kolleegid Kultuuriministeeriumist pakuvad erinevaid õppimisvõimalusi läbi oma rakendusasutuste, näiteks INSA eesti keele koolitused või ka Rahvakultuurikeskuse poolt pakutavad või vahendatavad koolitused. Siis loomulikult täiesti eraldi koolitussüsteem on ju näiteks Kaitseväel, Kaitseliidul, meditsiinivaldkonnas oma võimalused ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellega seoses ka neid õppepakkujaid on hästi palju. Et siin lisaks tulevad mängu ka eratäienduskoolitusasutused ja ka meie juba nimetatud kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, kes pakuvad õpet ka tasu eest, palju erinevaid tasulisi koolitusi. Et paraku meil riigis ühtset andmebaasi ei ole ka selle kohta, et mida ma kusagil õppida saan koolitustel. Aga jälle, oskajad inimesed, kui nemad selle info leiavad ja loomulikult tasuliste koolituste pakkujad siis on ka ise agarad turundajad, et see info jõuaks huvilisteni. Ametlikult on meil registreeritud circa 1600 täienduskoolitusasutust. Seal on siis erinevad on osaühingud, kes seda teevad koolitamist, kas põhi- või kõrvaltegevusena, erinevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ikka juba nimetatud kutse- ja kõrgkoolid. Aga me ise tavatseme öelda, et see on selline jäämäe tipp, see circa 1600 asutust, et nemad on meil registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis. Aga lisaks nendele on kokku kusagil 6 või lausa 7000 asutust, kes kõik pakuvad mingit õpet.
ja loomulikult, eks meil on ka keeruline kontrollida nende kvaliteeti, aga see on ka juba selline teine teema, et vähemalt võimalusi on väga palju. Ja ka kui kellelgi uuel tulijal koolitusturule sisenemise mõte tuleb, siis on üsna lihtne. Lihtsalt hakkangi koolitust pakkuma. Ega meil ei ole ka väga nõudeid selleks. Et jah,